19–21 juuni 2026 Saaremaal Eesti-Tooma talu territooriumil korraldab Kungla rahvas otsustusfestivali. 3 päeva ühiseid arutelusid, kohtumisi, otsuste kujundamist. Kutsume kokku inimesi üle Eesti, et arutada rahva tulevikku, kogukondade rolli ja Eesti eluolu küsimusi. Festivalil käsitleme teemasid rahvastik ja tervishoid, haridus ja teadus, tehnoloogia ja energeetika, keskkond ja kogukonnad, õigusruum ja põhiseaduslik vastutus ja palju muud. Arutelu tulemusel kujundatakse ühised seisukohad ja ettepanekud. Kokkusaamine on avatud kõigile huvilistele. Tule kohale, kuula, osale aruteludes ja anna oma panus ühisesse mõttetöösse. Kutse saavad lisaks paljudele teadlastele ja arvamusliidritele Eesti Vabariigi president ja ka peaminister. Kungla rahva otsustusfestival 2026, 19–21 juuni. Kohapeal telkimisvõimalus, elav tuli ja inspireeritud inimesed. Sündmust kajastavad eestist.com, uudistekeskus.ee ja paljud teised alternatiivmeedia kanalid. Kuni hommik käisid ka nii. Kungla rahvas. Ühine jõud. Kuulate veebiraadiot. Lihtsalt ja keerutamata. Tere taas, kallid veebiraadio kuulajad. Veebiraadio erisaade on pühendatud 19–21 juunini Saaremaal Eesti-Tooma talu territooriumil toimuvale otsustusfestivalile. Tänases saates osalevad inseneriteaduste ja sotsiaalmajanduse magister Einar Eiland, advokaat ja poliitik Arvo Junti, saadet juhin mina, Maarja Maripuu, uudisteportaali eestis.com toimetaja ja saatejuht. Selles saates avaldame vaid oma isiklikke mõtteid ja seisukohti. Alustame saatega. Nädala jooksul olen mõned mõtted kirja pannud, mille ma nüüd teieni toon ning mida siin saates ühiselt läbi arutame. Kas valitseva kliki diktaadi huvides toimub teadustehnilise kaadri hävitamine nagu nõukaajal? Koroonapandeemia näitas ühiskonnal selgelt, et teadus, mida me kunagi usaldasime, pandi tööle poliitiliste huvide teenistusse ning kogu teadus muutus tugevalt politiseerituks. See on üks eredamaid näiteid teaduse politiseerimisest. Lähemal uurimisel teadlastega suheldes selgus, et sarnaseid tendentse võib märgata ka teistes teadusvaldkondades. Ülikoolid väljendavad muret inseneritehnilise kaadri järelkasvu puudumise pärast. Tüüpilise probleemina tuuakse välja, et kõrgkoolides tuleb esmalt tegeleda matemaatika järelaitamisega, enne kui tudengid suudavad omandada inseneriõppeks vajalikud teadmised. Kuidas oleme jõudnud ühiskonnani, kus statistika järgi läheb kooli terve inimene, kuid hiljem selgub, et märkimisväärne osa noortest ei vasta näiteks sõjaväelise teenistuse tervise nõuetele. Millised võivad olla selliste arengute pikaajalised mõjud ühiskonnale? Kas tegemist on ühiskonna enda valikute tagajärjega või mõjutavad arenguid laiemad ideoloogilised ja poliitilised suunad? Lisaks on kõlanud seisukohti, et kriitilisi või peavoolust erinevaid arvamusi väljendavad teadlased võivad sattuda ühiskondliku surve alla, kogeda tõrjumist või vaimse tervise probleeme. See tõstatab küsimuse, kuivõrd avatud on tänapäeva teadusruum erinevatele seisukohtadele ja kui hästi talutakse eri arvamusi. Kuidas kommenteerite? Ja siinkohal teeb otsalate Einar, palun. Mina alustaksin siis sellest, et kõigepealt enda tutvustusest, et need samad teemad, mis sa Maarjo siin, ütleme, et enda esialgses sissejuhatuses välja tõid, me kajastasime neid ka Eesti elujõu kongressil. Ja need samad probleemid tulid seal ka välja erinevate, ütleme, et koolkondade hävitamise kaudu ja nii edasi ja teadus, kuidas öelda, suundade alarahastamise ja hääbumise ja nii edasi kaudu. Ja meil on täna saates ka Arvo Junti, kes sama teemat kajastas näitena juriidika
noh, ütleme, et siis julgeoleku seisukohalt sellel samal kongressil ja mina olin siis majandustoimkonna nagu juhataja seal või moderaatoriks. ja, ja enda tutvustuseks võiks öelda siis nii palju, et mul on endal nagu kaks kõrgharidust, üks on nagu insener-tehniline lahendus või haridus just spetsialiteediga eriotstarbeline ehitus, sinna hulka kuuluvad tuumaelektrijaamad, sinna hulka kuuluvad noh, ütleme, et elektroonikatööstus, terve haiglad, värgid, selline eriotstarbeline ehitusvaldkond. Ja siis me põrkusime nagu selliste asjadega kokku, et meie ühiskond ei olnud võimeline selliseid kõrgtehnoloogilisi lahendusi kasutusele võtma ja siis ma olin sunnitud veel teise kõrgharidusega magistri tasandil veel endale kõrvale tegema. Ja selleks on nagu sotsiaalmajandus ja ütleme, et ma olengi 25 aastat või juba 30 aastat, eks ole, uurinud neid protsesse, mis ei võimalda ühiskonnas nagu teatavaid noh, selliseid, noh, kuidas jõutakse selliste stopperiteni või ühiskonna kultuuriliste stopperiteni, mis ei võimalda teatavaid tehnoloogiaid kasutusele võtta, kuidas toimub näiteks erinevate koolkondade hävitamine ülikoolides ja nii edasi. Nii et see on minule jaoks kõik tuttav teema. Aga ütleme, et kui teha inimesele sissejuhatus, et võib-olla see on liiga kauge hüpe kohe, et rääkida akadeemilisest tasandist, aga võib-olla räägiks kõigepealt, et sellisest üldisest informatiivsest foonist ühiskonnas, et kuhu selle tagajärjed on ja mida siis tavakodanik või selline igapäevaselt enda elus nagu näeb selle koolkondade puudumise tagajärgedega ja tegelikult see videorivi, mis praegu hakkab teie ees jooksma, kajastabki seda pigem, mis on nende koolkondade puudumise tagajärjed. Ehk me tuvastame selle filmiklippide järgi seda, et mis on tagajärjed selles valdkonnas. Ja lähme siis videoklippidega. Need noormehed, keda te praegu näete, on Kaitseväe statistika kohaselt kõige tervemad ja tugevamad omaealiste eestlaste seas. Numbrid on aga vägagi muret tekitavad. Viimase 5 aasta keskmise põhjal selgub, et kõigist ajateenistusse kutsutud noormeestest 62% on kutsumise hetkel sõjaväkke minekuks kõlbmatud. Mõne väiksema, kuid siiski osalist teenistust lubava terviseveaga noori on 12% ja täielikku väljaõpet saab rakendada vaid 26% noormeestest. Mis on siis need põhilised vead, mis moodustavad selle haigete armee? No esikohal on kindlasti psüühika ja käitumise häired, sellele järgnevad siis luu-lihaskonna haigused ja siis on väga palju on seotud ka seljavaluga. Sõjaväelase sõnul ei ole aga Eesti maailma mastaabis sugugi kõige hullemas seisus. Esikohal troonivate psüühika- ja käitumishäirete taga näeb kapten Antson lausa geneetilisi probleeme, mis meie riigis alles lapse kingades käivad. Eestis on alles kujunemas välja esimene põlvkond, kes tarbib toidulisandeid, esimene põlvkond, kes tarbib e-aineid ja kes tarbib ka narkootikume ja meie geenimälu pole veel suutnud salvestada seda ütleme sellist tõsist kriisi, mis on juba mujal, kus on juba 4., 5., 6. nii. Keemia peal üles kasvanud põlvkonnad. Just, et nagu öeldakse, et me tahame ka hauas kõduneda, mitte hauas sädeleda. Nii et vot sellised tagajärjed ja see ei ole nali. Ja mis saab meie ühiskonnaga siis, kui need tagajärjed hakkavad aina rohkem meie geenimälus salvestuma. Olen rääkinud selles teemas ka, ütleme, peastaabi arstidega ja tõstatanud selle teemaga kõrgema riigikaitsekonverentside raames. Aga ütleme, et selline reageerimisvõime on suhteliselt nõrgukene sellel olnud, peamiselt tegeleme tagajärgedega. Aga vaatame seda videorivi siit edasi. Meil on praegu
ühiskond, kus me esitame või asetame kompetentsusläve 6- ja 7-aastastele lastele, et kas sa kõlbad kooli, sinna või teise kooli. Ja samas meil puudub kompetentsuslävi parlamenti kandideerijatele, poliitikutele, tippjuhtidele. Eesti Avatud Ühiskonna Instituut Eesti laste koolist väljalangemist uurima asus, arvasid sotsioloogid Iivi Proos ja Iris Pettai, et riskilapsi on Eesti lastest iga 4. 12–17-aastase lapse küsitlemine aga näitas, et olukord on poole hullem. Iga teine laps tunnistas, et tal on probleemid, millega tal on raske hakkama saada. Tegelikult see riskilapse staatus on nagu eelstaatus sellele, et teda võib juba ohustada koolist väljalangemine, teda võib ohustada see, et ta ei tule üldse enam toime oma elu ja probleemidega. Need juhuslikult pildile püütud poisid tunnevad end hästi ega oska võib-olla arvatagi, et näiteks riskilastest vaid iga 3. peab end õnnelikuks. 86% riskilastest on pidevalt väsinud. Umbes 60% on nii võõrandunud, et neid ei huvita miski ja nad ütlevad, et tahaksid end maailmast eraldada. 30% tunneb ennast väga üksikuna. Iga 5. on mõelnud kodust põgeneda ja 2/3 on tugevad peavalud. Ja see allakäigutrepp näitab, meie uuring algab ikkagi kuskil 13-aastaselt. Et kui laps on veel 12-aastane, siis tal on veel nagu seda sotsiaalset kompetentsi ja oskus ja suutlikkust hakkama saada. Aga siis, kui laps jõuab juba sinna 6., 7. klassi, lähevad nagu asjad käest ära. 90% lastest peab kooli ikkagi väga meeldivaks kohaks. Seega näevad sotsioloogid, et probleemid algavad kodus. Need videolingid on kuskil 2010-2011 tehtud. Kui me vaatame seda, et kas midagi on vahepeal muutunud, pigem on asi hullemaks läinud, nagu meie konverentsi ka seesama Eestluse eluju konverentsi materjalid kinnitasid seda. Ja see viibki sellele situatsioonile, et kas see süsteem on võimeline üldse enam nagu reageerima olukorrale. Uuringu kohaselt vaevab stress Eestis kõiki töötegijaid. Lihttöötaja ja tippspetsialisti hinnangud stressitaseme kohta muide oluliselt ei erinenudki. Uuringust selgus veel, et nii stressi, läbipõlemise kui ka unehäirete näitajad on Eestis siiski oluliselt hullemad Euroopa jõukamate riikide omadest. Stressi ja tervise vahel on päris tugev seos. Need inimesed, kes on stressis, need on ka rohkem haiged. Stress põhjustab alates südame-veresoonkonna haigustest kuni luu- ja lihaskonna vaevusteni välja. Täienduseks aga nii palju, et see stressi peamine faktor on see, kas ütleme tavakodanik, kuule antakse sellised teadmised, mis võimaldavad tal ümbritsevast keskkonnast aru saada või mitte. Ja nagu siin näha oli, siis tegelikult see stressiaste kajastabki tegelikult seda, et see teadmise võime ümbritsevast keskkonnast toimuvatest protsessidest arusaamiseks ja teadmiste põhiseks arusaamiseks ja teadvustamiseks tegelikult puudub. Sotsiaalse turvalisuse küsimust ei teadvustata Eestis kui olulist osa riigi arengust, vaid seda vaadatakse kui kulu. Saksamaa ja Põhjamaade poliitika aga väärtustab samal ajal inimvara majanduse ja kogu riigi arengu alusena. Eesti suhtub Marju Lauristini hinnangul inimesega tegelemisse nõukogulikult, pidades seda mitte tootlikuks. Eesti teravaim probleem on tema sõnul hetkel rahva kestlikkus, sest madal sündivus ja ränne annavad tulemuseks rahvastiku kokkutõmbumise. Halb on see, et see puudutab väga palju just nimelt noori inimesi, see puudutab väga palju järjest enam ka lastega peresid, nii et see hakkab nagu uuesti võimenduma siis sündivuses ja see tähendab seda, et meil väga väärtuslik inimvara tegelikult nagu kaob nagu ära. Lauristini sõnul pakuks lahendust laste kasvatamiseks turvalise keskkonna tagamine, võimalus teha tööd, mis tagab inimväärika elamise, võimalus parimal viisil rakendada omandatud haridust just Eestis. Riigikogule hariduse problemaatikast kõnelnud professor Mati Heidmetsaga hoiatas alaharitud ühiskonnakihtide kujunemise eest. Juba palju aastaid ei sisene circa 7% Eesti noorest põlvkonnast piltlikult öeldes tänapäeva. Need on need noored, kes ei jõua kaugemale põhiharidusest või ei omanda isegi põhiharidust. Heidmetsa sõnul täienevad nende arvel töötute ja heidikute read.
Veel ütles Heidmets, et õpetajate ühiskondlik positsioon tuleb viia vastavusse nende panusega riigi arengusse ning pidas vajalikuks ka üleriigilise koolivõrgustiku korrastamist. Tunde kestnud arutelu järel tunnistas inimarengu aruande peatoimetaja Marju Lauristin, et tal oli hea kogeda, et seadusandja on hakanud suurema huviga sotsiaalteadlasi kuulama ja mõistma, et inimarengu küsimused on erakonnaülesed, sest puudutavad väga pikaajalisi protsesse. Et selle viimase väitega me ei saa küll ausalt öeldes nõustuda, sest seesama Eesti teine elujõu kongress, mida me näitasime, tuvastas need probleemid veelgi, ütleme, teravamal kujul, kui ta siis, mis ta on 15 aastat tagasi oli. Eesti inimarengu aruande peatoimetaja professor Marju Lauristin kinnitas täna Riigikogule, et üheski Balti riigis pole terviklikku poliitikat, mis oleks suunatud rahvusliku kestlikkuse probleemide lahendamisele. 1,5 aastat kehtinud haigushüvitiste maksmise kord, et 3 esimese päeva eest hüvitist ei saa, on rohkem kui poole võrra vähendanud töövõimetuslehtede väljaandmist. Samas on haiguspäevade arv pidevalt kasvanud, mis spetsialistide hinnangul tähendab seda, et püstielu põetud haigused viivad raskete tüsistusteni, mis tihtilugu vajavad haiglaravi ja sunnivad inimesi töölt eemal olema mitu kuud. See tähendab seda, et me oleme teisest otsast niivõrd vaesed, et ei ole võimelised enam endale selliste, et inimesed käivad pidevalt haigena tööl ja sellel on ka mõju tervena elatud aastatele kindlasti. Kas mäletate, kuidas valimiskampaania ajal räägiti Eesti üha suurenevast korporatiivsusest, raha eelistamisest vaimsetele väärtustele, ühiskonna üha süvenevast segregeerumisest rahvuse ja rahakoti järgi või üldse midagigi Eesti uuest suurest ideest? Ei mäleta? Muidugi ei mäleta, sest et neid küsimusi valimiste ajal ju peaaegu ei arutatudki. Mis sest, et kõik need probleemid on üles loetletud eelmisel aastal avaldatud Eesti inimarengu aruandes, mis maalib meie ühiskonnast hoopis teistsuguse pildi kui äsja lõppenud valimiskampaania. Inimarengu aruande peatoimetaja professor Marju Lauristin kirjutas juba eelmisel aastal, et Eestit ähvardab sulgumine ja sisulise arengut määrava arutelu kadumine. Ma olin mingis mõttes šokeeritud sellest, et praegune kogemus valimistega, valimiskampaania ja valimistulemus tegelikult tõestas seda sotsiaalteadlaste niisugust hinnangut, analüüsi. Ja kui me ikka mõtleme sellele, et valimiskampaanias jäi domineerima ja sai ka siis nii-öelda rahva toetuse soov mitte midagi muuta. Võivad olla kindel, et mitte midagi ei muutu. Me teeme täpselt kõike nii, nagu me seni tegime. Me oleme kõike teinud ainult väga hästi. Aga vaatame, mida Riigikontroll sellele samale asjale on ütelnud või nende samade probleemide teadvustamise kohta. Sest üks asi on et meil on näitena Tartu Ülikool või inimarengu aruanded, aga kõik on ju sellele viidanud. Ja ka sealhulgas ka Riigikontroll nendele ühiskonna arenduslikele probleemidele, erinevate koolkondade väljasuremisele ja teadlaste mittekuulamisele. Eriliselt emotsionaalselt kõneles riigikontrolör aga kohalike omavalitsuste suutlikkusest ehk siis haldusreformist, mille vajadusest on rääkinud paljud. Hiljuti ka Riigikogu puldist õiguskantsler Indrek Teder. Omavalitsusel on teatud ülesanded, mida ta täita peab. Me konstanteerime, et omavalitsused ei suuda neid ülesandeid täita. Nad ka füüsiliselt ei suuda. Küsimus ei ole mitte rahas. Nagu öeldakse, andke raha juurde ja nii edasi. Kui ühel vallaametnikul on 8 ülesannet, mida ta peab professionaalsel tasemel täitma, no ei ole võimalik härra Allik seda teha. Ei ole võimalik seda teha. Ma kujutan ette, et vaatamata sinu suurtele annetele ei saa sa samaaegselt olla lavastaja, ooperilaulja, filmi, kinorežissöör ja nii edasi, kuigi see väga tore oleks see niisugune asi. Teadlane Raul Eamets kandis täna Riigikogus ette ideed, mis leevendaks tööpuudust. Samade ettepanekutega käis ta Riigikogu ees ka eelmisel aastal. Tartu Ülikooli teadlaste ettepanekuid pole seega kuulda võetud. Kui majandusteadlane Raul Eamets Riigikogu ees töökohtade loomisest rääkis, oli saal peaaegu tühi. Aga eks riigikogulased on tema ettepanekuid juba aasta tagasi ka kuulnud. Kui inimene läheb ettevõttesse korraks ühele proovipäevale või teeb ühe proovitöö ja saab sellest ametlikku tasu, siis ta kaotab automaatselt õiguse töötuskindlustushüvitisele. Ma leian, et see ei ole päris normaalne.
Vajadus keevitajate järele on Eestis endiselt suur, aga koolitada tuleks töötute kõrval ka tööl käivaid inimesi. Seda räägib professor Eamets samuti juba 2 aastat järjest. Riskigruppi, keda Töötukassa kaudu võiks koolitada, seda võiks laiendada, kas teatud valdkondade peale, teatud vanusegruppide peale, miinimumpalka saavate inimeste peale, aga see nõuab täiendavaid ja päris oluliselt täiendavaid rahalisi ressursse. Töötukassa juht Meelis Paavel on Eametsa ettepanekutega üldiselt nõus, kuid kõikide koolitamiseks ja veel suuremate hüvitiste maksmiseks raha ei jätku. Kui me selle aasta tööturumeetmete eelarve on 422 miljonit ja sellest on selgelt vähe, ehk et see eelarve võiks olla kusagil vähemalt seal 600 miljoni lähedal. Samal ajal, kui töötute koolitamiseks raha napib, pole teada, kuidas praegused koolitused tööturule mõju avaldavad. Tuleb tunnistada, et ega päris sellist head ülevaadet nüüd erinevatest tööturumeetmete mõjudest täna ei ole. Ja seda nendel põhjustel, et tegelikkuses on olnud üldse siin kuni viimase ajani probleeme ka ülevaatega statistikast. Eestis on üle 100 000 töötu. Raul Eamets leiab, et kui töökohtade loomine oleks riigi prioriteet, siis leitaks ka raha, et töökohti luua. Paraku töötuse teema Eametsa sõnul praegu esmatähtis ei ole. Kui kutsutakse, tuleb aga Tartu Ülikooli professor ka järgmisel aastal Riigikogu ette ja kas või taas samade ettepanekutega. Aga vaatame, mis härra Tiit Vähi on selle kohta kokkuvõtvalt öelnud. Süsteem toimuks. Teiseks me läksime niinimetatud valuutakomitee süsteemile, mis on suhteliselt lihtne, keerulisemad me ei osanudki teha ja ega me ei osanud ka keerulisemat riiki teha, kui me tegime. Nii et kui praegu keegi räägib, et see kõik oli väga ettekavatsetud võib-olla Milton Friedmani õpiku järele, siis see ei ole õige. Me lihtsalt ei olnud keerulisema riigi tegemiseks ette valmistatud. Aga kui me nüüd räägime Me ei olnud lihtsalt ja siiamaani pole olnud keerulisema riigi tegemiseks ette valmistatud ja me tegelemegi sisuliselt tagajärgedega. Kas härra Harvo Juntil oleks ka siin ja midagi lisada nendele filmijuppidele? Ega siin eriti kommentaarid ei ole, sest need video, muuseas ma ei näinud videosid, ma kuulsin ainult häält. See tekst, mida me kuulsime, siin kommentaare ei vaja, see on lihtsalt teadmiseks võtta, aga mida võiks öelda viimane Tiit Vähi väike repliik, et me ei olnud valmis, see ei ole päris õige. Kahtlemata me ei olnud valmis 1988, aga 1990 valiti esimest korda pärast sõda vabade valimiste teel Ülemnõukogu, sinna küll kuulusid ka Nõukogude sõjaväelased ja Interrinne oli seal kõvasti esindatud, aga selle 2-aastase töö tulemusena meil ikkagi loodi täiesti toimiv uus demokraatlik riiklik süsteem, mis siis 92. ja ka põhiseadus võeti sellel ajal vastu, 92 suvel ka rahareform toimus sel ajal. Et tegelikult meil oli 92. aastal, kui esimene Riigikogu koosseis kokku tuli, oli tegelikult toimiv riik olemas. Muidugi oli probleeme ja oli keeruline olukord nii kriminogeelses mõttes kui ka majandusmõttes, aga seda, et meil ei olnud et meil oleks nagu kohe nullist alustanud 92, seda ei olnud. Me 2 aastat, ma ütleksin, et harjutasime seda riiki ja mitte ainult ei harjutanud, vaid ka lõime selle riigi tema struktuurides süsteemiga. Meil oli olemas praktiliselt kogu õigusmaastik oli olemas, aga loomulikult seda oli vaja niimoodi töös harjutada. Meil ei olnud ka näiteks kaitseväge meil veel tollal õiges mahus ei olnud. Meil oli ka veel 94. aastani Vene sõjavägi sees, aga see ei tähenda seda, et meil ei olnud toimivat riiki. See toimis küll keeruliselt ja keerulisel ajal ja raskustega, aga
seda ei saa öelda, et meil selleks ajaks, kui ütleme, kui nüüd juba Riigikogu kokku tuli, et meil ei olnud kogemust. Saaksid meie kuulajatele ja vaatajatele selgitada, mis oli toona sinu ülesanded, kas sa olid Riigikogus või õiguskomisjonis olid ka või? Ma olin Riigikogus ka, aga ma olin ka esimeses või selles viimases ülemnõukogu koosseisus, kes algatas ja kes valmistas ette nii põhiseaduse läbi Põhiseaduse Assamblee ja kes valmistas kogu, ütleme niimoodi, et ta valmistas selle riigi ette, lõi kõik need süsteemid, elementaarse normistiku, elementaarsed kõik riigiorganid, riigisüsteemid. See oli 92. aastaks, kui Riigikogu kokku tuli, kõik juba olemas ja minu roll oli seal selline, et kui 90. märts tuli ülemnõukogu kokku, siis selleks ajaks oli minul ülesanne valmistada ette esimesed riiklust konstitueeruvad aktid. Nendeks olid siis esimene akt 30. märtsil riiklikust staatusest, millega me sisuliselt haakisime ennast Nõukogude süsteemist lahti ja teine oli siis niinimetatud eelkonstitutsiooniline akt, oli valitsemise ajutine kord, kus me siis ütlesime, kuidas toimib senine seadustik ja millised on siis uued ja millised on suhted Nõukogude seadusega. Kuigi me peame ütlema, et me ei alustanud ka päris tühjalt kohalt, sest 16. november 88 nii huvitav, kui see ei ole, suutis täielikult nomenklatuursel alusel moodustatud ülemnõukogu vastu võtta ju suveräänsusdeklaratsiooni, mis tegelikult pani alguse üleüldse igasuguse tollaste liiduvabariikide ja keskvõimu vaheliste suhete regulatsiooni. Aga meie roll ülemnõukogus oli juba siis täielikult otsustada, kuidas Eesti edasi läheb ja valijate tahe oli selline, mida me siis ka realiseerisime. Ja veel kord ma rõhutan, et see riigiorganite süsteem ja kogu elementaarne õigusmaastik oli põhiseaduse vastuvõtmise järel juunis 92 kõik olemas. Muidugi oma kasvuraskuste ja lastehaigustega ja nii edasi, see on paratamatu, sest me pidime seda kõike realiseerima ja millises kriminogeenses ja rahvusvahelises olukorras seda enamus mäletab. Ja, aga nüüd mõelda sellele, et kui kõik oli nagu nii hästi, ütleme, ette valmistatud, kus kohas see nüüd see nihu tekkis, et me oleme nüüd oma riigiga jõudnud sellesse punkti, kus me oleme? Oskad sa? Sa mõtled nüüd tänast päeva või? Tänast päeva, jah, sest see on ikkagi protsess, on pikk protsess. No ma kardan, et üks asi, mis meil läks natukene viltu, oli see, et kui ülemnõukogu oli iseenesest minu hinnangul väga hea demokraatia kool, siis järgnevad esimesed paar Riigikogu koosseisu kuidagi ei läinud sealt edasi, vaid seal tekkis mingisugune, ühesõnaga see vastasseis, mis poliitilisel tasandil oli 80-ndate lõpul ja 90-ndate algul, seda kanti edasi millegi pärast. Ja kõige hullem oli see, et see vastasseis muutus isikuliseks. See ei olnud enam ideoloogiline, vaid see oli isikuline. Mäletan ühte artiklit 90-ndate alguses, kus tollane Isamaa liige Kannik kirjutab ühes ajalehes, kui ma eksin, tollane Rahva Hääl kirjutas, et me võitleme, tollal oli Riigikogus niisugused mehed nagu Loorents ja Toomepuu, me võitleme seal Loorentsi, Toomepuu ja Junti sugustega. Ma kirjutasin selle peale artikli
ja kus ma muuseas ütlesin, et me ei võitle Kanniku, Laari ja kellegi teisega, me võitleme nende ebaõigete ja ideoloogiliselt väärate nähtustega. Ja kui seesama protsess siin paar aastat tagasi uuesti käivitus Riigikogu niimoodi seisundi hindamisel, siis ma kirjutasin Postimehele muuseas vastava artikli ja viitasin sedasama 90. alguse rahvahääle diskussiooni. Ja see nüüd juba tundub naljakas, aga see on kurioosne ja võib-olla see näitab seda, kuidas meil nagu see hoiakud ja suhtumised on. Just see lõik jäeti minu artiklist Postimehes välja. Sest see näitab minu meelest seda, milline õhustik ja milline mentaliteet 92 aasta Riigikogu valimiste järel nagu käivitus. Ja täna me räägime sellest, võim on võõrandunud ja igasugused probleemid on, et rahvas ja võim ja need on nagu kuidagi iseseisvad eraldi. Ei ole niisugust ühisosa, mida me tahaksime näha. Ma arvan, et see tuleneb kõik tollasest nii-öelda algatatud suundumusest. Ja mis on selle, alati küsite, mis on selle põhjus? Ma kardan, et selle põhjus on selline, et see seltskond, kes 92 Riigikogus võitis suuremas osas omast poliitilist kogemust, nõukogudeaegset poliitilist kogemust. Ja nõukogudeaegne poliitiline kogemus oli ju selline, et opositsioon on vaenlane. Ei saa olla, kui partei on võimul, siis teisi parteisid ei saa olla ja kui nad on, siis nad on vastased. Ehk siis mitte ei ole oponendid, vaid on vaenlased. Ja võt sealt see minu meelest hakkas kerima ja sealt tulid see hilisemad näitused nagu kummitempli. Muuseas Euroopa Liiduga valitsuse roll suurenes ja sealt tulid siis see kummitempli ideoloogia sisuliselt. Sealt tuli ka see vastasseis, et opositsioonil ei ole mingit sõnaõigust, et kui opositsioon esitas mingisuguse idee või eelnõugi, siis see tuli isegi olenemata sellest, kas tal sisulist väärtust oli, tuli maha hääletada. Sealt läks edasi, ei lepitud kokku, ühiskonnas peab alati tasakaalu jaoks olema kokku lepitud valdkonnas, milles võitlus ei käi. Aga meil seda kokkulepet ei olnud. Põhiseadus on kirjas, kuidas meil on välissuhtlused ja millised on siseõiguse ja välisõiguse, rahvusvahelise õiguse vahekord, aga kuidas me seda realiseerime, võt seda kokkulepet ei olnud. Ja ma arvan, et neid seemneid, mis tollal idanema pandi negatiivses mõttes, neid me täna kahjuks näemegi. Et ei ole mõtet täna otsida seda, et kus siis selle vastasseisu ja negativismi ja nii-öelda ärapanemise juured on. Need on paratku kahjuks seal. Ja ma arvan, et ega siin muud ei aita, et uued põlvkonnad lihtsalt peavad tulema. Just, ja üks seemnetest, mis pandi juba toona vist idanema, oli see, et hakati tapma juba toona 90-ndatel hoiulaenuühistuid. No vaat, see on nüüd hoopis uus teema, see on see ühistegevuline tegevus. Kui sobib, siis ma sellest räägiks natuke pikemalt. Ja, ikka, loomulikult. Aga mul on ühed täpsustavad küsimused ennem, kui me selle ühistegevuse peale näitena läheme. Et kas ma Hänniga rääkisin, eks ole, sellest põhiseadusliku vastutuse printsiibist ja nii edasi ja kes seal veel olid, härra Roosaare ja nüüd ütles, et sest meie Eesti põhiseadused paranda mind, sest sina oled jurist, sest nemad ütlesid sellist asja, et meie riik taastati 38. aasta põhiseaduse alusel, aga Konstantin Päts sellest samast põhiseadusest oli välja võtnud juba põhiseadusliku vastutuse printsiibi. Ja siis Roosaare, vähemalt seal oli kaks nagu juhtivat juristi, nagu mina tean, üks oli Roosaare
ja Roosaarega ma ise rääkisin. Roosaare ütles sellist asja, et nad said 160 ettepanekut, et kirjutada, ütleme, et see põhiseadusliku vastutuse printsiip meie praegusesse seadusandlusesse tugevalt sisse, aga see ei õnnestunud ja siis nad ütlesid, et nad lähevad, mis siis instants on, loome vastava instantsi siis, et siis pidi tulema tugev õiguskantsleri süsteem, kes neid olukordasid lahendab, aga seda ka ei tulnud. Minu teada siis, sest Truuväli omal ajal, sellel ajal, kui ta pidi selle hakkama välja töötama, siis haigestus ootamatult ja ei olnudki nagu inimesi panna, kes seda välja hakkaks töötama. Minu arust see lõhe läheb ka sealt, et millal see põhiseadusliku vastutuse printsiip nagu ära ajus, et on sul sellest ka ülevaade olemas kuidagimoodi? Minu meelest siin nagu see õiguskantsleri institutsiooni osas ma nagu probleemi ei näe. Probleem on pidanud selles, kuigi põhiseadus on minu arvates hästi vastu pidanud ja ta ei ole sugugi paha. Seal on üks probleem, millest ma eelmine lõik, millest me rääkisime. Üks probleem on seesama vastutuse küsimus, et ei ole võimalik esile kutsuda, ühesõnaga valitsusel ei ole hirmu selles, et ta enne järgmisi valimisi peaks tagasi astuma või võimu kaotama. Ei ole seda mehhanismi, mis näiteks valitsuse, nagu täna on, koalitsiooni ehk siis valitsuse populaarsus või ütleme, populaarsus on isegi vale öelda, valitsuse toetajate hulk on täna 10% ühiskonnast. Niisuguses situatsioonis ju valitseda tegelikult ei oleks võimalik. Ammu oleks pidanud toimuma erakorralised uued valimised, et uues situatsioonis saaks rahvas omale uue selle otsustuse teha. Me tegime täpselt, ülemnõukogu, see viimane ülemnõukogu oli koos 2 aastat. Minu meelest on täitsa pretsedenditu lugu, kus üks koosseis ütleb, et ta läheb laiali enne, kui temal tähtaeg on. Selle ülemnõukogu tähtaeg oli, kui ma eksi, kas 4 või 5 aastat, aga me leidsime, et kuna ühiskonnas tol hetkel toimusid nii suured muutused, et me ei hakka takistama neid ja kuulutasime enda tegevuse lõppenuks põhiseaduse vastuvõtmisega. Ja täna on meil selle põhiseaduses ongi see probleem, et puudub mehhanism selleks, kui totaalselt langeb valitsuse mitte ainult reiting, vaid ka kui nad jooksevad omadega umbe ja mul on tunne, et ka täna on meil valitsusel mitte ainult reiting langenud, toetus langenud, vaid nad ka ise on kuidagi umbe jooksnud. Piisab sellest, kui me ütleme, et milliste loosungitega valimistele vastu mindi ja mida siis tehti ja tehakse pärast valimisi. Nii et see on probleem, et ma seda õiguskantsleri probleem, ma arvan, et need on enam-vähem hästi lahendatud. Okei, aga kuidas sa näed näitena, kas see tsenseerimine, sest see on jõudnud meil ka akadeemilis-ringkondadesse tsenseerimise tasand. Miks ma seda räägin? Näitena minu enda uuringuid, mis ma olen teinud näitena sotsiaalmajanduse valdkonnas ja nii edasi, on sisuliselt tsenseeritud sedasi, et kui ma ma ei leia enda isegi mingi, ütleme, et 15 aastat tagasi tehtud uuringuid näitena üles internetist ja näitena, siin on veel näiteid nendest asjadest, et kuidas see tsensuur on rakendunud, et kas siis oli ka niivõrd räige tsensuur, et me ei saanud enam teadustöödel avalikult ligi ja neid hakati, ütleme, et otsingumootorid on niivõrd pekki keeratud meile, et otsingumootorid enam ei töötagi. Et kuidas siis näitena see asi lahendatud oli? Ma ei oska kommenteerida teadustegevust ja teadlaste seisundrolli tollal perioodil, kuigi mulle tundus, et siis mingisuguseid selliseid tsenseerivaid piiranguid küll ei olnud.
sest otsapidi, kui me valmistasime ette uut normistikku, ma olin tollal enne Ülemnõukogu olin majandusministeeriumi uue õigusosakonna juhataja ja meil oli seal probleemnõukogu ja konsultatiivnõukogu, kes siis vaatas kõik need aktid läbi ja seal oli väga palju ka teadlasi seas. Seda, millest sa praegu kirjutad või räägid, seda tendentsi ma ei mäleta. Aga see, millest sa räägid, see on nagu täna väga teravalt päevakorral ja ma arvan, et miks see on niimoodi tekkinud, see on see sama vastutamatuse küsimus ja sama küsimus, sama küsimus, et kui võim on rahva oma, siis kelle käes see võim on. Ehk siis meil on täna ikkagi puudub mehhanism selleks, et riigivõimu kontrollida. Mujal maailmas on see kiirete erakorraliste valimiste teel näiteks üks variante. Meil neid mehhanisme kahjuks ei ole. Ja siit ka see vastutamatus tuleb, aga see, asjal on, kui on mingi negatiivne nähtus, see kipub minema nagu laienema kõikidele ühiskonnaelu valdkondadele. Ja ma arvan, et see on üks nähtus. See ei ole mitte ainult see tsenseerimise küsimus, aga kui palju on ju täna neid avaldusi, et meil tuhnitakse nii pangaarvetel, tuhnitakse terviseandmetel, need on just viimaste kuude küsimus, et miks see just on kerkinud, see on küskinud just sellest, et on süsteemis vastutamatus ja ütleme ka, karistamatus võib-olla ei ole õige sõna, aga võim ei vastuta oma tegevuse eest. Ja see, et öeldakse, et järgmine kord valite uued inimesed, nii ei toimi ühiskond. Vaata, siin ma teeks vaherepliigi veel, et siin tulebki välja tegelikult, et rahvas ongi kõrgema võimu kandja, ehk siis orjanduslikult kõrgema võimu kandja, et tema kannabki seda võimu omal niimoodi küürakil. No jah, võib ka niimoodi rääkida. Jah, et võib-olla meil ongi tekkinud niisugune olukord. No just. Aga ma võib-olla räägiksin seda sama asja edasi, et kui meil juba läks selle teema peale selle tsenseerimise, sest et Arvo Junti selle sama asja välja tõi, et näitena mina oma artiklid näitan Eesti maksukoormus viitab feodalismile näitena. Et ma saan aru, et sellel on väga sellised ambitsioonikas pealkiri ja nii edasi ja ma tahtsin enda sõbral hakata saatma seda. Et ma pärast saadan sulle selle videolingi, mitte video, vaid selle lingi ka, kus on see maksukoormus viitab feodalismile ja huvitav oli minu avastuseks see, et meie kohalikud otsingumootorid ei otsinud seda ülesse. No, minu kolleegid siis Tartu Ülikoolist küsisid ka, et kuule, et ma hakkasin mõtlema, et kuule, kas see on minu arvuti probleem, et kas mul on äkki mingisugune IP-aadress või nii edasi. Et oi, et aga saada mulle ka see link. Nemad ütlevad ka ei tööta. No pikkade otsingute tulemusel siis saime Postimehe lingi kätte. Eks ole, Postimehe lingis on kõik need ilusti need olemas, et kuule, et mina olen sellest kirjutanud ja nii edasi. Ja kusjuures seda artiklit omal ajal see Eesti maksukoormus viitab feodalismile, kus olid sees ka siis Maailmapanga andmed, mis näitasid meie tohutut maksukoormust, mis oli sellel ajal 68% ja teisest otsast see sama Prantsusmaa oli vist esimene ja Prantsusmaal olid suured meeleavaldused läbi selle. Ja me tahtsime veel seda eetrisse saada, paraku ei lastud. Ja me saime selle siis eetrisse läbi Estonian World Revive'i kaudu ehk Eesti maailma revüü kaudu. Ja siis meil hakati igasugused ka, esimene reaktsioon valitsuse tasanditele oli see, et küll meie oleme ikka lollid, eks ole, aga seal olid ju
kirjutanud sellest samast majandusliku olukorra langusest ja maksukatastroofist, mis siis juba oli meil 68% ja peamine küsimus oli seal varjatud maksud, mille ulatus oli Eestis üle 19%. Ja Maailmapank siis nagu kirjeldas seda, et kui on varjatud maksude osakaal üle 6%, siis on tegemist varjatud maksu või ütleme, et korruptsiooni ohus oleva riigiga üle 6%. Aga meil oli siis nagu sellel hetkel üle maksukoormus või varjatud maksude osakaal 19%. Noh, see ütleb, et üdini korrumpeerunud riigiga tegemist meil. Ja see korruptsioon on nagu selles mõttes nagu huvitav asi, et millega me puutume nagu koolkondade tasandil nagu ka kokku, et see ongi otseselt seotud selle koolkondade väljasuretamisega, et inimesed saavad küll palka, aga nad teevad oma tööd väga valikuliselt. Ja ütleme, et annavad rahasid ka nagu väga valikuliselt nendele tootmis- ja teadusvaldkondadele, mis on, ütleme, et laulavad hoodi praegu olevale võimule, mitte ühiskondlikule tellimusele ja ühiskonna arengute tagamisele. Et kuidas sina, Arvo Junti, näed sellist asja näitena selles pika tagasiulatuva pilguga, et millal sellised murrangud meie ühiskonnas aset leidsid ja äkki sa oskad seda juriidilist tausta ka avada sellele asjale? Sa tõstatasid väga keerulise teema, see eeldaks täiesti teadusliku konverentsi niisuguse diskussiooni läbiviimine, aga millal võis alata see ma kardan, et see oli niisugune pidev protsess, vaat see, millest ma ennem rääkisin, et 92. aastal mitte me ei olnud ideoloogiat ja ideede võitlus ja areng, vaid mindi isikuliseks sildistamine ja nii-öelda ärapanemine ja nii edasi. Et ma kardan, et see protsess lihtsalt järjepidevalt süvenes, viis välja nendele nähtustele, millest sa räägid. Et siin ma ei ole pädev ilmselt seda nii lühikese ajaks ka õiguslikku mingit vastust andma, aga ma arvan, et see on puhas niisugune ühiskonna arengu protsess, kus siis teatud nähtused võimendasid ja teatud protsessid kumuleerusid. Aga kuidas sa tunned, kas see on ühiskonna sisene protsess või see on väljastpoolt imporditud protsess? Miks ma seda küsin? Sellepärast, et on olemas nagu selline asi nagu USA CIA luure keskagentuuri poolt välja antud raamat. Näitena roheliste või värviliste revolutsioonide käsiraamat ja psühholoogiliste erioperatsioonide käsiraamat. Ja kui me vaatame neid kriise, mis me siin tegelikult teaduse tasalülitamine ja valikulikustamine ja nii edasi, siis need kriisisituatsioonid on ilusalt üks ühele seal nendes massimanipulatsiooni metoodikates kirjas. Tegelikult, et kas te oskasite neid ka tol ajal ette näha või see oli nii oomamatu regioon teie jaoks või poliitilise ringkondade ja nii edasi jaoks ja mis ta ka võis olla, et see ongi oomamatu, sellepärast et sageli toovad näitena CIA materjalid toovad selle sama asja välja, et nad olid väga õnnelikud, et nad said elektrooniliste infrastruktuuridega massimeedia kaudu ja see neid manipulatsioonimetoodikaid integreerida neurolingvistilisele tasemele, see tähendab seda, et inimesed väga hästi ei teadvusta neid asju, et nendega manipuleeritakse üldse ja see ongi eesmärk, aga see on eraldi luure ja mittemilitaarse sõja valdkonnas on need igapäevased kasutusel. Aga mõte on rohkem sedas, et kui neid ka natukese kasutatakse või ütleme, et eeldus on, et neid kasutatakse, see on nagu, ütleme, et kui sul lendavad sääsed või kärbsed tuppa, siis oleks mõistlik aknale kardin ette tõmmata,
avatud ühiskonnas, nagu me minu arvates oleme, ei olegi võimalik välistada välismõjusid, eriti väikese ühiskonna puhul, nagu Eesti puhul on. Teine küsimus on see, et kuidas me siseriiklikult oma institutsioonide näol niisuguseid võimalikke, kas siis, ma saan aru, sa viitad, et need on negatiivsed mõjud olnud, et neid negatiivseid mõjusid suudame nii-öelda tasandada või siis absorbeerida. Et ma arvan, et siin on kaks asja. Üks on see, et suhted ongi paratamatud, kui me tahame maailmas osaleda ja riikidega, teistega suhelda, nii suuremate kui väiksemaid eriti palju ei ole. Et siis on mõjud paratamatud, see on üks pool ja teine pool on see, et kui tugevad me ise oleme, kui haritud me ise oleme, kui suur tahe meil on ise ennast selles keerulises maailmas nagu maksma panna ja kas me tahamegi seda, võib-olla kõik ei tahagi seda, nii et siin on nagu kaks poolt. Ma arvan, et meil võib-olla sellest, ma ei tunne neid uurimusi nii hästi, ma arvan, et sa oled selles väga suurt tööd teinud ise. Ma arvan, et meil, kui see sinu väited on põhistatud ja põhjendatud, siis see tähendab seda, et ühiskond on lihtsalt meil nõrk. Täiesti nõustun, Arvo, sinu väitega. Meie ühiskond ongi nõrk ja mis on meie ühiskonna üks väga suur viga, on see apaatsus oma riigi suhtes, ehk siis see ühiskond... Aga miks? Siin on küsimus, miks? Just täpselt, et miks? Et tegelikult ju inimene, see kodanik peaks suutma võtta vastutust oma riigi ja rahva ja iseenda eest. Aga tänapäeval, kui iseenda eestki suudetakse vastutust võtta ja siinkohal, ma saan ka aru sellest ühiskonnast, et miks apaatsus on tekkinud, ongi see, et on kadunud usaldus riigi valitsejate vastu. Ja saadakse aru, et sellel rahval ei ole õigust kaasa rääkida riiklikel protsessides. Ehk siis referendum, millal meil oli referendum, viimane oli see, kui me Euroopa Liiduga liitusime. See oli viimane, ja sellest on nüüd see 2004 ja siiamaani on mitte midagi. Et meil võiks olla näiteks president võiks olla otsevalimistega või igasugused asjad, kuidas kaasata seda ühiskonda, aga ei. Kuidagi see juhtimine jääb väga nii-öelda valitsejate keskseks ja inimesed ongi nii-öelda välja lülitatud. Ja siit tekibki see teema, et see ühiskond lähebki nagu pooleks, et on valitsejad ja riik ja siis on ühiskond, keda valitsetakse. Siis ongi, et rahvas on see kõrgema võimukandja, kannab seda selgküürakil seda võimu, kes teda valitseb. Aga seda näitabki see, mis sa praegu räägid, see 10% valitsusliidu toetust näitabki seda, et täpselt see, mis sa tunnetad ja mis sa räägid praegu, et need arvud kinnitavad kõike seda kahjuks. Aga mul siinkohal tuli meelde, mis aastal oli see niinimetatud jääkeldri protsess? See oli kuskil seal 2010 seal kandis. Siis läks ka see pinge ühiskonnas, täna on apaatia, aga tollal läks see pinge teravaks ja mis siis tehti? Siis suudeti see kanaliseerida, see niisugune rahvaärksus suudeti kanaliseerida ühte keldrisse ja siis hakati protsessi nimetama jääkeldri protsessiks. Selle tulemus oli see, et teatud mingisugune, seal oli sadu neid ettepanekuid, läks Riigikogusse ja sealt vist minu meelest realiseerus, kui ma võin eksida, kas üldse realiseerus või oli see number 7. Et mingisugused 7 pisikest ettepanek, ükski ei olnud põhimõtteline ja sellega suretati see ilusasti
see rahvainitsiatiiv ja rahvaalgatus suretati välja ja kui ma räägin rahvaalgatusest, siis meil tegelikult, kunagi oli meil ka väga suur diskussioon ja see oli ka põhiseaduse ettevalmistamise rahvaalgatuse institutsiooni sisseviimine, siis see ilusti, ma ei ütleks, et suretati ära, aga seda püüti vältida ja siin on ka siin on muidugi see rahvaalgatusega on väga keeruline ja ka siia võib minna ohtlikule teele, aga põhimõtteliselt seda niisugust asja ei arendatud edasi. Ja ma arvan, et meil on see jääkeldri protsess, mis suretas rahvainitsiatiivi ilusasti efektselt ja vaikselt ära, see on viinud selline, nagu sa täna nimetad, et ühiskond on apaatiast ja ega siin tuleb tunnistada, et kui valitsuse toetus on 10% ja midagi ei toimu, siis see ongi see, et kodanik ei tunne ennast oma riigis riigi, nagu sa ütled, võimukandjana. Et ma siit jätkaks, vastaks teile tegelikult sellele küsimusele, et miks see apaatsus nagu tekib. Vaadake, kui sellel on oma osa või roll ka meedias, eks ole, sest kui sul lastakse 1500 reklaamisõnumit päevas ajude vahelt läbi, see jätab oma jälje. Miks? Väga lihtne küsimus. Et see jätab oma jälje ajude vahele läbi selle, et kellele sul on vaja, ütleme, et seda reklaamisõnumit siis formeerida. Reklaamisõnumites on selline asi, et sa pead selle formeerima, ütleme, et 5-aastase inimese tasemele ja et ta sellest aru saab, mängida emotsioonidega, nii edasi. Ja kui see reklaamisõnumite arv 1500 lasta iga päev sinu, ütleme, et ajude vahelt läbi, siis see formeerib ka vastava psüühikatüübi ja ka vastava refleksikäitumisele orienteeritud inimese ja ka kultuurimudeli tekke kui sellise. Et see on väga ohtlik tendents, kui seda tegelikult laiemalt nagu lahti hakata, ütleme, et uurimustega lahti tõmbama. Ja teine, millega ma ise olen kokku puutunud, et miks see kuidas see info nagu infoahelates sumbub ja nii edasi, on tegelikult see, et kui ma küsisin kohalike näitena ettevõtjate käest, et kes on kõige suurem konkurent, siis nad ütlesid, et kõige suuremaks konkurendiks on tegelikult naabrimees. Vaata meil, naabrimehega tuleb konkureerida ja talle tuleb vastu hambaid anda, et ta minuga ei konkureeriks, aga keegi ei mõtle sellele, et kuule, kui ma selle naabrimehe nagu maha löön, on ju. Et kellega ma siis rahvusvahelisele turule lähen, et see lööb kohe selle ise endale lased nagu kuuli pähe sellega, et kui sa tahaksid ekspordiga üldse tegelema hakata või suuremates ütleme, et suuremal tasandil tegema hakata. Aga see sama efekt, selle konkurendi nägemine pigem on väga suureks probleemiks ühiskonnas, et mitte koostööpartneri nägemine, vaid pigem selle naabrimees konkurendi nägemine ja see summutab, ega ma konkurendile ei saa siis oma äriplaane ja ideid rääkida ja nii edasi. Ja see on üks parimaid, ütleme, et sellise võimu metoodikatega, kui me sama efekti toome näitena poliitikasse või sotsiaalsfääri või teadussfääri, siis see on üks parimaid meetodeid, kuidas kogu ühiskond sellisesse stopperisse vajutada üldse. Ja teine või kolmas asi on tegelikult võimu tsirkulatsioon. Ehk meil tekkis nagu selline asi, et tekkis teatav kohalik eliit, kes pidevalt valitakse tagasi, inimesed on nende nägudega harjunud, aga vaadake, kuidas vanas Roomas olid, eks ole, et sa ei tohtinud valida seda sama inimest mitu korda sinna tagasi lõputult, eks ole, aga see tähendaski seda, et kui ta tahtis, näitena oli seal 1,5 või 2 aastat oli paigas, siis ta oli kohustatud endale järglasi või 4-5 järglast näitena koolitama või enda abimeest, kes oleksid täpselt samasuguses nagu teadvusfaasis, kui tema on, sama informeeritud, nii edasi, erudentsed, väljendamisoskusega, nii edasi. Aga meil seda ei ole ja nähtavasti see on sellest ka tingitud, et meil on ühiskond küll kitsas, aga teisest küljest, või ütleme, et see kandepind on väga õhukene.
aga teisest otsast see kultuurimudeli surve sinna sama peale, et nii ongi normaalne. Ja nii võivadki või meie ühiskonnas, kuidas öelda, ongi jõudnud niiviisi, et see on see kultuurimudel, kus igasugused pervertsused ja ebanormaalsused saavutavadki normi tasandi. Iseenesest ma arvan, et konkurents on hea ja konkurents peabki olema, aga selle juures on üks suur aga. Nimelt, meil on, valitseda on hea ja lihtne siis, kui alamad, ütleme, meil alamad jälle, meil on kodanikud, kui kodanikud on oma muredega, igapäevaste muredega nii kimpus, et neil ei ole aega, võimalust ja lõpus ka tahtmist tegeleda riigiga. Ja meil ongi minu arvates täna kujunenud olukord, kus paratamatult eelkõige majanduslikus mõttes on kodanik surutud sellisesse seisundisse, kus ta elu eest rabeleb selleks, et ise oma perega, oma lähedastega ellu jääda ja siis on ju väga lihtne valitseda, kui kodanik ei suuda enam tegeleda ühiskondlike asjadega. Aga siit selle naabrimehe jutu juurest, see on ju puhas ühistegevuslik probleem. Kui esimese vabariigi ajal 20. 30. ühistegevus oli valdav ja seda isegi autoritaarne süsteem, mis 34. aastal tekkis ja tekitati. Meil oli autoritaarne periood, kuid see oli pehme autoritaarsus, mis ikkagi kodaniku tasemel ühistegevuslikku initsiatiivi maha ei surunud. See oli valdav, see oli praktiliselt kõikides ühiskonna elusfäärides, panganduses, põllumajanduses, igal pool. Siis suur probleem minu arvates tekkiski sellest, et 90-ndatel meie riigi taastamise protsessis ühistegevulist elu mitte lihtsalt ei soodustatud, vaid seda lausa takistati. Isegi oli selliseid pangajuhte, kes teatasid, et ühistegevus panganduses ainult üle minu laiba. Ja ka nagu me näeme, kõigis muudes majandusvaldkondades ühistegevust ei ole. Meil on siin olnud, kindlasti mulle oponeeritakse, öeldakse, et aga meil siin olid ühistud ja need olid nii koledad ja jubedad, et varastasid inimeste raha, nende liikmete raha ära ja seepärast tuleb see asi kinni panna. Aga sellepärast, et keegi sigadusi tegi, ei tohiks põhimõtteliselt seda asja nagu ära likvideerida. Probleem ei ole mitte selles, et mõned seltskonnad selles valdkonnas lihtsalt pätti tegid, vaid probleem on selles, et seda valdkonda ei tahetudki reguleerida ja kui sa seda valdkonda ei tahagi reguleerida, siis tekivadki anomaaliad. Ja kui tekivad anomaaliad, siis on, ja kui on reguleerimata valdkond, meile öeldakse küll, ja ma olen sellega nõus, et meil on igasuguseid regulatsioone palju, aga antud juhul meil ühistulist tegevust sõnases mõttes suruti maha. Seda püüti vältida igati, aga kui on ühistegevus, siis on ju inimesed, see sama naabrimees ei ole enam vaenlane, vaid see naabrimees on sulle siis partner juba potentsiaalne, kui me räägime ühistegevusest ja teine, täna me räägime julgeolekust palju. Igasugune ühistuline tegevus, sellel on ka julgeolekurisk olemas. Kui see on tugev, ühiskond on ühiselt mingisuguse eesmärgi või ka paljude eesmärgi teenistuses, siis on ka julgeolekurisk väiksem. Kui ühiskond näeb, või kui kodanik näeb, ja tunneb, et ta ei ole ühise tegevuse subjektiks, siis tal ei ole ka riigi suhtes, ta ei tunne ka riigi suhtes mingit kohustust. Siin on nagu täiesti
see protsess, see niisugune mentaliteet ja menetlus, siis, mis 90-ndatest selle ühistegevuse ja ühistegevuse liikumise nii-öelda pärssis või õigemini püüdis seda isegi tagasi hoida, siis see avaldub ka täna kodaniku initsiatiivist ja ka riigi julgeolekust. Väga lihtne. Et üks näide niisugust, see ei ole küll otseselt ühistegeline, aga Ülemnõukogu ajal, selle viimase Ülemnõukogu ajal võtsime vastu taluseaduse. Ma ei ole küll seda meelt, et talu on parim ja ainus. Ta on väga hea, aga mitte ainus majandusvorm põllumajanduses, aga ta andis nagu tõuke paljudele inimestele ka koos tegutsemiseks. Aga mida siis tehti esimese Riigikogu ajal? See oli üks esimesi akte, mis kohe tühistati, tagasi võeti. Mingit põhjendust midagi ei olnud ja siis kaevati selle üle, et meil on need suured vanad need kolhoosi esimehed ja direktorid ja need siis tahavad uuesti jälle valitsema hakata. Ühesõnaga niisugune vastuoluline jutt ja tegudele mitte vastav jutt. Ja kui täna meil ei ole seda niisugust, et riik, ma mõtlen siin valitsuse ja Riigikogu ja ametnikkonna tasandil tahaks nagu kodanikuna loota, sest tal ei ole kellelegi loota. Sest kodanik ei tunne ennast subjektina, ta tunneb ennast objektina. See on paljuski, ma arvan, et see on see sinu naabrimehele viitad, et probleemid on seal. Siinkohal ma tahaks vahel öelda seda, et siuksel protsessil ma näen, et sillutati teed suurkorporatsioonidele. Ehk siis tapeti ära ühistegevus, sest ühistegevus on nii-öelda jalus suurkorporatsioonidele, sest inimesed, kes tegelevad ühistegevusega, nad elu sees ei hakka sõltuma suurkorporatsioonidest. Me teame ise 90-ndatel ja 2000 alguses, lähme väike põllumajanduse juurde. Mina maapoisina mäletan seda, et ma toona oleks pidanud loll olema, kui ma poest liha ostan. Meil oli omal siga, meil oli omal kartul. Täna aga me sõltume kõik suurkorporatsioonidest, suurkorporatsioonide toodetud lihast, kartulist, kõigest. Ja suur siis kaubandustööstuses samamoodi. Ja see ongi see tulemus, miks nii-öelda ühistegevust pärsiti, et saada sõltuvus suurkorporatsioonidest. Vähemalt mina näen seda nii. Iseenesest mina ei arva, et suurkorporatsioonid pahad ja halvad on. Küsimus on tasakaalus. Meil ei ole tasakaalu ühistulise tegevuse ja suurte tegijate vahel. Ja nagu ma ütlesin, et kohe esimene asi, mis oli taluseaduse likvideerimine, mis võttis ühe võimaluse maal selle ühistegevust arendada ära. Aga millele sa viitad, see oli tegelikult teadlik poliitika, sest tollal mõeldi niimoodi, see oli 90-ndate keskel kusagil, 95-6. Ja mõned lausa ametlikult seda, ametlikult valesti öelda, avalikult seda rääkisid, et milleks meile siin see Peeter ja Jaan oma pisikese äriga, kus tal on võib-olla 2 inimest tööl ja käive on väike, et laseme siia sisse suured välismaa korporatsioonid, et meil on nendega väga lihtne suhelda, aga muidu peame suhtlema 20 või 30 või 40 Jaani ja Jüri ja Peetriga. Meil on lihtne ühega suhelda. Ja see on natukene võib-olla triviaalne, aga tollal ei olnud riiklikku rahastust parteidel. Lihtne oli ju suurkorporatsioonidega leppida kokku, mitte rääkida 30, 40, 50 väiketootjaga, ühistulise tegelasega, et toetage meie parteid. Siin olidki põhjus ja muuseas, ega sellest ei taheta rääkida, aga see tollal, see oli taotluslik. No just siin tuleb ilusti, sinu jutust tuleb ilusti välja, et tegelikult suurkorporatsioonid ostsid meie valitsused ja parteid üle, et
kanda kinnitada nii-öelda Eestis. Aga siin on üks küsimus veel, ma arvan, sa oled väga õige inimene ehk sellele ka vastama. Palju on räägitud sellest, et Laar tappis ära väike põllumajanduse sellega, et ta kaotas ära kolhoosid ja sovhoosid. Kas sa oskad sellele kaasa rääkida? Ehk siis meil Nõukogude Liit lõppes ära, aga meil kõik toimivad nii-öelda kolhoosid, sovhoosid jäid alles. Miks need ära tapeti? Miks neid ei võetud uude riiki kaasa ja ei mindud nagu edasi, sest nad ju toimisid, tegelikult nad ju toimisid. Miks nad ära tapeti? Kõigepealt ma eelmise jutu peale suurkorporatsioonide kohta ütlen nii palju, et iseenesest meil nagu tegelikult väga pääsu ei olnud nende siia tulemusega, sest tegelikult meil oli vaja ka niisuguseid suurtootmisi, nii et iseenesest, nagu ma ka ennem ütlesin, et meil see tasakaal läks paigast ära. Aga mis nüüd ja väliskapital, ega täna ka ju kõik räägivad sellest, et kõik riigid räägivad, et kaasata väliskapitali. See oli meil tollal probleem, olime ju nii hädas ja vaesed, et see oli minu meelest vajalik, aga me ei suutnud nendele negatiivsetele, sellega kaasnevate negatiivselt nähtud, me ei pannud midagi vastu. See on probleem. Aga mis kolhoosidest, sovhoosidest, see on nüüd, vaata, see on see omandireformi ja privatiseerimise protsess. Seal toimus ju niimoodi, et sovhoosidega oli lihtne riigimajandid, aga kolhoosidega oli niimoodi ju, et seal jaotati see asi osakuteks. Ja siis, kes jäid ellu ja kes ei jäänud ellu. No ma jälle tulen selle sama taluseaduse juurde tagasi, et kui see jaotati osadeks, siis mõnel pool tekkis see niisugune tuumikosa, mõnel pool mitte. Et siin on jälle see, et tegelikult kui öeldakse, et keegi saatis kolhoosid, sovhoosid laiali või likvideeris, minu meelest see on vastupidine. Keegi oli see, kes ei lasknud sellel väiketootmisel ehk siis ühistulisel tegevusel ei lasknud tekkida. Pigem see, et see kolhoosid, sovhoosid laiali saadeti, see oli, sovhooside puhul oli nagu selge, see oli riigi oma, seal toimus privatiseerimine ja erastamine ja nii edasi, aga kolhooside puhul oli osakute realiseerimine seal, kus oli tugevad, neid oli vaja lihtsalt toetada, võib-olla seda ei tehtud, aga ma ütlen, et peamine on mitte see suurmajandite likvideerimine, peamine on see, et seda ühistulist tegevust ei toetatud. Ja selle ühistulise, nagu kuidas seda tegevuse puudumine sisuliselt surubki kogu selle kuidas seda ühiskonna siis kuidas seda elama sellises ellujäämis režiimis. Et Mark Valdma on ka sellest samast rääkinud, et sa ei saa enam aru, kas sa oled siis elav surnu või selles plaanis, et psühholoogilises plaanis nagu. Ja teine on 70% maksukoormus, eks ole. Et vaadake, ühistus on selline asi, et sinna ei saa, kuidas öelda, ühest küljest sa ei saa neid makse vahele panna, sest kui mina ühistu sees näitena Maali kasvatab sinule porgandit, mina annan sulle kartulit vastu, siis seda on väga raske maksustada teisest otsast. Aga tegelikult ju, kui me vaatame seda maksu ajalugu nagu laiemas plaanis, siis sellel on ju habemega lugu, eks ole, omal ajal meil minu teada isegi, kas mitte Eestis isegi päris mitu ülestõusu ei olnud sellest tingitud, eks ole, kus Eesti maksukoormust tõsteti 10% pealt 12% peale ja nii edasi. Aga praegu on 70%, kõik ütlevad, et jaa, meil on siin demokraatia ja nii edasi. Ja huvitav oligi see, et mul ühel konverentsil sain kokku ühe Hiina poisiga, eks ole. Ja vedasin ta ka sinna ühistegevuskonverentsile ja kõik nagu urjutasid teda seal ja nii edasi. Aga
tüübil oli selline tehnoloogia, et ta 10 aastat tagasi juba vot sellise mobiiltelefoniga, eks ole, kuulas online'is kogu seda eestikeelset konverentsi pealt, eks ole. Ja tõi seal konverentsi raames ka väga huvitava fakti välja, eks ole, natukese toksis seda telefoni ja ütles, et tead, et palju teil maksukoormus on, kulla sõbrad, eks ole, tänapäevaks vist üle 70 meil, eks ole, aga ta ütles, et nendel on seal Hiinas näitena 8–12% olenevalt regioonist ja kumb siis selles nagu, ütleme, et siis orjanduslikus korras elab. Omal ajal, kui roomlased siis läksid valutama Kreekat, siis seal oli, sest seal oli 2 väga võimas sõjaväge kõrvu, ütleme, et laup kokku põrkes. Ja sealt tegelikult piir läks sellest, et kreeklased ütlesid roomlastele siis, et jaa, me võtaksime teie, me oleme nõus teie seadusandluste vastu võtma, aga tingimustel, et te ei kehtesta meile makse. Ja sealt läks tegelikult piir orjaks olemise ja mitte orjaks olemise vahel. Ehk see, kes kehtestab sinule makse ja kellele sa seda kümnist siis nagu maksad. Teisest kohast on see, et võõra seadusandluse sisse roomamine meie riiki, eks ole, praeguseks vist ulatub, ma siin härra Hernitsaga sain kokku ja tema ütles, et vist on juba 80% juures, et meil isegi enda seadusandluse, enda riigi huvides toimuva seadusandluse võimekuse loome on nagu nii madalale laskunud, nii kuidas ta on. Ja see 70% tegelikult maksukoormus viitabki tegelikult küsimusele või tõstatab küsimuse, et millises ühiskonna vormis me siis elame, kas me elame kapitalistlikus ühiskonna vormis, kommunistlikus ühiskonna vormis, sealt me ka nagu ei ela, et kas siis feodaalkorras või orjanduslikus korras. Et see on võib-olla see küsimus, mis meil vajab ka ühiskonnas tõstatamist ja lahendamist. Et ma ise oma peaga seda ei ole välja mõtelnud, aga omal ajal, kui me käisime neid esitlusi tegemas Teaduste Akadeemia liikmetega siis Riigikogus, Leo Mõttusega nimelt, siis tema tõstatas alati selle küsimuse seal, et kõigepealt peame me aru saama sellest, et millises ühiskonnas me elame. Kas siis orjanduslikus, eks ole, ühiskonnas, tema hakkas küll muidugi teisest otsast peale, et kas me elame kapitalismis, kapitali huvides toimuvast ühiskonnast, aga see tähendab, et kõigil inimestel peaks nagu elujärg kõigil võrdselt paranema ja nii edasi. Aga kui sa vaatad maksukoormust, siis küll pigem viitab feodalismile ja nii edasi. Ja ma kahtlen, et vaata see oli vaja, eks ole, see, millest sa välja tõid, oli vaja vot nii või teisiti teha. See tegelikult ju toodi meile väljastpoolt sisse, sest need turumajanduse õpikud olid juba ju need Milton Friedmani järgi need lihtsustatud turumajanduse õpikud, need olid mujal maailmas juba ammu välja töötatud ja neid oli lihtne võtta ja neid toetati nende õpikute tagantjärgi on välja tulnud. Et nende õpikutega initseerimist ülikoolidele, täiendkoolituste läbiviimist, sest väga paljud poliitikud ja ka ülikooli teadlased käisid ju välisväljaõppel, eks ole. Kas mitte isegi Mart Laar ei käinud sellel teemal väljaõppel mitmelt kordi Inglismaal ja sai pärast sellest ka vist isegi selle Milton Friedmani preemia, eks ole. Ja läbi selle siis kogu ühiskonda selle sama ideoloogia üle tassimisest. Aga reeglina on see, et kui sa võtad need võõrad asjad omaks, siis see on nagu kuidas öelda, õpetada parti nüüd kummikutega käima, eks ole, ja imestada pärast, et huvitav, miks ta meil, kuidas seda ujuda ei oska, eks ole. Vaat see on nüüd väga filosoofiline küsimus, et mis ühiskonnas me täna elame. Aga sa nüüd läksid maksusüsteemi ja maksunduse peale ja ka õigusloome peale. Siin on läbi aegade, kui on võimalust olnud, on käinud
inimesed väljas kogemusi õppimas ja kogemusi saamas ja õppimas. Ka minu lapsed näiteks on praktiliselt enamus õppinud Inglismaal ja Hollandist. Aga milles on küsimus? Küsimus selles, et me peaksime õppima väljapoolt kogemusi ja kogemusi saama, ideid saama, aga mitte neid mehaaniliselt üle võtta. Vaata, küsimus on ju selles, et iga ühiskond on oma teatud kujunenud teatud ajaloolisest protsesside, inimvaheliste suhete nii-öelda pinnaldad algselt üles. Ja kui sa istutad teises ühiskonnas juurdunud mõtteid, mis on viidud seadusse, mingisse õigusakti, kui sa istutad selle teise ühiskonda ehk siis meie ühiskonda, siis ongi probleem, et seal ei saagi nad ju täpselt seda samuti toimida, kui nad seal teises ühiskonnas toimisid ja jäävadki võõraks. Et minu meelest meil tehti ka väga suur viga 90ndate keskel, kui sinnamaani, mina käisin ka muuseas kui ma olin majandusministeeriumi suuõigusosakonna juhataja, käisin ka Rootsis. Meil oli just siis, tollal oli probleemiks aktsiaseltsinduse selle Eestis käima panek. Ja oli väga palju ideed, et võtame Rootsi ja lausa survet oli, et võtame Rootsi seadused üles, paneme kohe käima. Aga me suutsime selle maha vaigistada ja vaata, mis me tegime. Võtsime vastu ju, esimene akt oli ju aktsiaseltsi põhimäärus. Tänasel hoiakul tõesti mõeldamatu asi, et mingisuguse põhimäärusega, valitsuse põhimäärusega rakendatakse majandusregulatsioone. Täiesti mõeldamatu. Aga miks me seda tegime? Selleks, et saada kogemust, kuidas see toimib. Me ei võtnud automaatselt midagi üle, vaid vaatasime, et kuidas ta võiks meil välja näha need ideed, mille mina sealt Rootsist ja siin oli teisi, kes käisid Ungaris näiteks ja Jugoslaavias, tollases Jugoslaavias, ka kogemusi on Poolas käidi. Et me ei võtnud midagi üle, aga mis 90ndate keskel toimus, näiteks asjaõigusseadus, meil oli valmis 40. aastal, just muuseas märtsikuus 40, sai valmis Eesti asjaõigusseadus, võlaõigusseadus. Senimaani kehtis Eestis Balti eraseadus. Ja sellest ei võetud meil mitte midagi üle, vaid võeti Saksa seadus ja istutati see meile. Nii et ta iseenesest ei ole kõige hullem, aga see põhimõte niimoodi teha lihtsalt ei osatud. Aga vaata, see ongi see kunst, et võtta kogemust ja suuta seda oma ühiskonda niimoodi integreerida ja kasutusele võtta. Vaat sellest tarkusest jäi järjest puudu. Just, siin me praegu räägime sellest, et kuidas väljast meie tarkust omandaksime. Aga palju on räägitud sellest, et siin ennem iseseisvumist Georg Soros käis Eestis. Millist tarkust ta meile siia tooma tuli? Oled sa sellega kursis? Eriti ei ole, aga ma arvan, et ma ei oska öelda, milline see mõju oli, aga ma arvan, et igasugused kogemused on kasulikud, kui me suudame ise aru saada selle kogemuse ja pakutava tähendusest. Siin on, ma ei oska öelda, on see nüüd vandenõu, aga paljud on toonud viite sellele, et see toona, et Georg Soros siin käis, oleme me otsapidi siin, kus me täna oleme. Ehk siis kogu riiklikud protsessid on ju tegelikult väga pikad protsessid, aastakümneid kestvad protsessid. Et kas on võimalik, et Georg Soros just selle suuna pani paika, et me täna oleksime selles punktis, kus me oleme ja oma Euroopa Liidu ja muude asjadega. Mis aastal ta käis siin? Ma ei oska isegi ei tea seda. Kas minu meelest oli see 88?
88 või 89? Ülemnõukogu liikmena olles ma tunnistan, et tollal vähemalt selles seltskonnas ja selles fraktsioonis, tollal oli meie fraktsioon oli domineeriv Ülemnõukogu tegevus, me isegi seda nime ei mäleta, et oleks mainitud. No, ja. Kuna mina olin ka mitmete algsete konstitutiivsete aktide autor, siis ma ütlen, et mina juhindusin pigem meie esisade 18-20 aastal tehtust kui millestki muust. No nii palju meie vaatajatele infoks, et kadunud Urmas Ott isegi on intervjueerinud Georg Sorost. Kas see võis olla 90ndate alguses, et jah. Ülemnõukogule ma julgen öelda, et mõju ei avaldanud ja pigem oli mõjukas seal valitsuse juures olev väliseestlastest koosnev, ma ei mäleta, kuidas seda nimetati, nõuandekoda või midagi sellist, kus olid väliseesti nii panganduse õiguse kui majanduse tegelased Rootsist, Venezuelast, Austriast, Soomest, Inglismaalt, Prantsusmaalt. Need olid haaratud valitsuse juurde nii-öelda nõuandva koguna. Sorost ma seal ei tea. Seal olid Eesti päritolu nii-öelda majandustegelased, panganduse tegelased ja õigustegelased. Nüüd on Jeffrey Jackson siin hästi palju figureerinud ja Jeffrey on ise ka rääkinud, et ta oli siis Eesti krooni loomise juures. Kas sa sellest tead midagi? Ei tea, aga ma tean seda, et Eesti krooni puhul oli probleem selles, kuidas see tagada. Ja seal oli kaks asja, siis ühelt poolt tagati ta metsaga ja teiselt poolt ta seoti Saksa margaga. Nii et ütleme, see oli tagatis, aga ütleme neid detaile, ütleme, kas keegi kuidagi midagi mõjutas. Ma kardan, et pigem oli siin vastupidi sellepärast, et kõik rahvusvahelised eksperdid, kes tollal ka siin käisid, nad pigem hoiatasid oma raha kasutuselevõtu eest kui selle mittevõtmise eest. Aga miks nad seda hoiatasid nagu? No hoiatati, et ei saa hakkama ja nii väike ühiskond ei ole võimeline oma raha nii emiteerima kui selle rahaga üldse käitama ja majandust üleval hoidma. Sellepärast ta seotigi Saksa margaga, et ei läheks kroon lendu. Aga kas sa arvad, kas meil oleks mõistlik kroon tagasi võtta, euro vastu vahetada? Ma arvan, et mitte, kuigi mul on ka nostalgia selle krooni suhtes, aga puht majanduslikus mõttes ja julgeoleku ja riiklikkuse mõttes ma arvan, et mitte. Aga ma võib-olla avaksin seda Stratkomi teemat rohkem, et vaadake, et väga palju meie ütleme, et üldisest informatsioonist tuleb ikkagi läbi sellise asja nagu meedia. Et kui ütleme, et paar tuhat aastat tagasi oli selleks nagu piibel, siis tänaseks on Eesti väga, meil armastatakse rääkida, et Eesti ei ole väga religioosne rahvas. Aga tegelikult ta tarbib iga päev 4,5 tundi meediat ja kui mina ei tarbi, siis keegi peab selle 4,5 tundi minu eest veel ära tarbima. Ja see viitab sellele, et me oleme väga mõjutatav meedia poolt üldse olev rahvas. Ja ütleme, et vaadake, omal ajal oli selline asi nagu TASS. TASS oli siis Moskva teletaibi agentuur. Ja minu teada Soros ju omal ajal ju käiski siin tegemas sellist nagu nüüd tulevad, kus kohast meie igapäevased sõnumid või nii edasi. Enamalt jaolt tulevad neid, vaadake, kui te
kuulate igasuguseid meediauudiseid Eesti Televisioonist ja Kanal 2-st ja Televisioon 3-st ja nii edasi, siis sealt jookseb läbi sageli nendest ütlustest, et vaata, et BNS ütles seda ja BNS ütles teist ja nii edasi. Ja vaadake, see BNS, eks ole, tuli selle tassi asemele ja seda siis organiseeriski meil kodanik George Soros. Aga ma paneksin teile võib-olla mõned klipid siia vahele, et kuidas see demokraatia meil siis nagu aset leidis. Maruste ütleb, et sarnased fondid ja sihtasutused teistest riikidest on Eestis tuntud. Sel ajal, kui me olime oma arenemise uue vabaduse algjärgus, siis me olime äärmiselt tänulikud abi vastuvõtjad Konrad Adenaueri fondilt, Friedrich Naumanni fondilt, Ameerika demokraatide ja konservatiivide fondidelt. Seda abi nautisid nii juhtivad ajakirjanikud, politoloogid, arvamusliidrid. Siis ei tõusetunud küsimus, et see on nende riikide maksumaksjate raha väärkasutus või ebasihtotstarbeline kasutus. Üks osa demokraatia edendamise sihtasutuse tööst on eelnõu järgi suunatud välismaale, Moldovasse, Ukrainasse, Gruusiasse ning Eestis edendatakse erakondlikku maailmavaadet. Aina Aaviksoo poliitikauuringute keskusest Praxis tõdeb, et Saksamaal töötavad sellistes fondides need poliitikud, kel hetkel teist rakendust ei ole, näiteks pärast võimuvahetust. Muidugi siit jääb väga paljuski osas jääb välja see asi, et väga paljud nendest fondidest on ka, mis on praeguseks välja tulnud, on välismaiste eriteenistuste kontrolli all. Ja seda on kinnitanud ka meil selline mees nagu Toomas Hendrik Ilves. No tema oli ise kontrolli all. Me kohe räägime sellest. Niivõrd kuivõrd mina olen tutvunud analoogsete sihtasutustega, siis nad on võib-olla nominaalselt parteilised, aga tegelikult ei ole eriti ka. Et näiteks see USA National Democratic Institute ja National Republic Institute, nemad seal ei ole, nad ei arenda demokraatidega vabariiklaste agendat, nad pigem tõepoolest keskenduvad sellele, et aidata kaasa demokraatlikele protsessidele. Märkimisväärset rolli mängisid mõlemad näiteks Serbias Miloševići mahavõtmisel. Meil on selline arusaam, see on isegi laiem kui see jokk-fenomen, aga üldiselt on selline arusaam, et seni kuni see, mida ma olen teinud, ei ole kriminaalselt karistatav ja kohtulikult tõestatud, ei ole mingit probleemi. Et ma tegin, aga see ei ole ju kuritegu. Vot selline mentaliteet siis meil. Ja see on roomanud meile sisse. Aga vaatame, mida on veel räägitud siin selles samas, et mul on paar klippi veel, et äkki kannatame ära need. Sellised inimesed, kes on võimule saanud hämarate, väga segaste rahastusskeemide tulemusel ja me ei tea, millise rahastaja tellimusi nad tegelikult täidavad, siis loomulikult seda tüüpi karistusaparaadi olemasolu viib nad kiusatusse seda omakorda väärkasutada ja tõesti tekitada demokraatiale ja sõnavabadusele selle kaudu kahju. Üks, kes praegust eelnõu läbimõtlematuse tõttu kritiseerib, on advokatuur, nähes seal lisaks sõnavabaduse riivele ka liiga karme karistusi. Vaenu õhutamine oleks olnud rangemini karistatav kui inimeste tegelik diskrimineerimine. Tegelik diskrimineerimine eelnõu järgi oleks võinud kaasa tuua karistuse vangistuse kuni 1 aastat, aga vaenu õhutamine, mis siis ei too kaasa konkreetselt kellegi diskrimineerimist veel, oleks karistav kuni 3-aastase vangistusega. See on ilmselgelt ebaloogiline lihtsalt. Asjas näeb potentsiaalset ohtu ka kirikute nõukogu. Alles ju Rootsis oli mõni aasta tagasi, kus ka piibli tsiteerimise pärast sai karistada, pärast küll minu teada mõisteti ta õigeks, aga karistuse sai kätte, nii et need ohud on täitsa reaalsed. Vot nii. Nii et sõnum on see, et meie
ühiskonda on väga palju tegelikult nende välisrahade ja nii edasi kaudu mõjutatud ja kui hakati tegema vastavat seadusandlust välja töötada, et seda kontrollida, siis nähti selles kohes ohtu, et seda jumala pärast tegema ei hakataks. Ja see viitabki sellele, et me oleme küllaltki palju ikkagi, ütleme, et välisrahastuse ja nii edasi mõjuvõimu all, nii et seesama ühistegevuse temaatika, eks ole, ehk looduslik geneetilistel alustel baseeruva ühiskonnamudeli kirjeldumisest me oleme sisuliselt aina kaugenenud ja selle puudumise tõttu siis olemegi sattunud aina suuremasse sõltuvusse välisrahastusest ja see avaldab mõju ka erinevate koolkondadele ja näitena selle sama ühistegevuse koolkonnaga väljasuremisele, sest just täna ma vaatasin, eks ole, neid materjale, et kui nüüd Jaan Leetsaar hinge heitis, et rahu tema põrmule, eks ole, et peale seda koristati tegelikult Maaülikooli kodulehekülje pealt, kus see sama raamat ka oli üleval kõik. Et ma saaks näitena sulle või Maarjole või kellegile veel saata, need raamatud ilusti koristati sealt ilusti kohe ära 2 nädala jooksul peale Jaan Leetsaare teispoolsusesse minekut. Vot sellised. Välisrahastust muidugi on olnud ja kas ta on olnud meid pärssiv või meid aidanud, see on analüüsi küsimus. Aga niimoodi muigega sulle otsa vaadates ma võin öelda, et sinu ees on üks välisrahastusega manipuleeritud isik. Sellepärast, et 90-ndatel ma käisin korduvalt Inglismaal, Maltal, Austrias, Poolas, Ungaris, igal pool ja kõik seda nimetati, ma võin nimetuses eksida, aga see oli vist see nii-öelda Ida-Euroopa poliitika järeleaitamine ja see maksti kõik nende fondide poolt ju kinni. Nii et mina olen üks neid töödeldud inimesi, kes praegu ajab seda poliitikat, sinu seda juttu hinnates ajab siis seda poliitikat praegu. Aga tõsiselt öeldes vaata, kui sa tead, et seal mutrivõtmekastis on nagu õiged mutrivõtmed ka, aga peale seda on veel seal rotilõksud ja igasuguseid muid asju ka, eks ole, mida sa esialgu ei pruugi tähele panna ja sa võid väga edukalt nendega vastu näppe saada, vaata, kui sa neid õigeid tööriistu valesti kasutab, vot selles on. Aga tõsiselt rääkides siis mõtlen seda, et küsimus on ju selles, millest me ennem ka ju kõnelesime, et kogemus võtta omaks, aga mitte siduda ennast selliselt, et sa muutud sõltlaseks. See on ju küsimus ja see on see tarkuse küsimus. Ehk siis, kui tuletame ikka seda vana siurulaste loosungit, kui ma nüüd ei eksi, et olgem eestlased, aga saagem eurooplasteks, ehk siis samamoodi jäägem iseendaks, aga võtkem parem kogemus sealt esile. Aga üks repliik veel seadusloome kohta. Meil on kohutavad kampaaniad praegu, et meil on normatiivne üleküllastatus ja mis on täiesti õige. Täpselt nii ongi need. Aga millest see on tekkinud? See on tekkinud 2 põhjusel. Üks on see, et ei suudeta seda euronormistikku võtta selliselt üle, et ta meile nagu nii-öelda meie ühiskonna jaoks see, mis on võimalik teha, kohandada. Meil nii kui norm tuleb, siis meil kohe tuleb armee neid kontrollima ja neid pingutatakse muidugi üle. Teine on õigusloome, üks põhiprintsiipe on selline, et mitte see on üks nõukogudeaegne näide, et kui seal oli sildid, et murul käimine keelatud, siis ikkagi inimesed läksid, tegid sinna raja ja siis pandi sinna silt, et murul käimine keelatud, aga seadusloome ongi ju selline, et toetada inimtegevust, mitte seda pärssida ja siis selle asemel, et see silt sinna panna, oleks võinud sinna rajada hoopis kõnnitee. Oli näha, et see oli inimeste loomulik liikumistee ja seadusloomes ongi
see, et mitte muidugi on näiteks maksuseadused ja niisugused on paratamatult sunniviisilised, aga seadusloomes ongi see, et tuleb suhteid reguleerida, mitte jõuga kogu aeg kõigis valdkonnas neid suhteid püüda luua. Kui sa lood sellises valdkonnas, kus on vaja jõuga seda rakendada, seda täitmist, siis paratamatult hakatakse ju ka vastu töötama ja hakatakse mitte täitma seda. Ütleme, maksuseadused on omaette julgeolekuga seotud, aga igasugune muu elu oluline. Meil on üleregulatsioone liiga palju ja meil on seda ahvatlust, et kui on probleem, võtame kohe seaduse vastu. Absurdne. Ei ole niimoodi, et probleemi lahendab seaduse vastuvõtmine. See on meil valdav ja see on niisugune, see on ka pärssiv ja niisugust inimese ühistoimetamist pärssiv ja niisugune algatust pärssiv teguviis. Ei ole niimoodi, et probleemi tekkides on lahendus seadus, ei ole. Ma olen sinuga täiesti nõus, et selles asjas aga ma küsiksin, et mis minu peas on kruttinud, et vaata, et sa ju tead ise, et Riigikogu vist annab iga seadus, ütleme, et iga sats, kui nad on paigas, eks ole, kuskil 300, üle 300, 360 ja 340 seadust näitena välja. Et see viib ju 100-aastases perspektiivis viib paratamatu absurdi riigini. Selles suhtes, et kui me Euroopa Liiduga näitena ühinesime, siis oli meie 60 000 lehte vist oli selleks hetkeks nagu seda seadusandlust tõlgitud. Mul oli paar tõlki siin tuttavad ja ühel konverentsil saime ka kokku, kus need 60 kuni 80 000 lehekülge jooksid läbi. Et tänapäevaks on, ma kujutan ette, et peale seda 15 aastast või palju meil on nüüd siin selles 22. Euroopa Liidus olnud. 22. Jah, 24. See võib olla nagu kordades suurem ja see on eos nagu pikemas perspektiivis kokku jooksnud riik, eks ole, kui me jätkame selles tuuris, et jälle uus seadusandlus 360, yes, jälle saime, et kuidas sellest ringist nagu välja tulla, et oskad sa öelda, sest see on, minu arust see viib ju täieliku väljasuremiseni, üdini korrumpeerunud riigini, selles suhtes, et inimene saab riiki süsteemi panustada siis, kui ta saab aru, mismoodi see süsteem toimub ka seadusandlus tasandil, aga ta ei saa sellest aru ju. Isegi Riigikogu inimesed ei saa sellest enam aru, Oi, see pole ammu, see on vana probleem. Riigikogu liikmed Riigikogus on 20% tegijaid ülejäänud on, ma ei ütle, kes. ja ega nad seal, kunagi üks Riigikogu liige ütles, et mis on tema elu parim investeering, see oli saada valituks. mitte see, et ta ise ennast realiseerib, vaid saada valitus. See selleks. Seadusloome vohamine on probleem ja see ei ole minu väljamõeldis, seda on räägitud juba ammu ja küsimus, kuidas lahendada seda, ma ei näe muud kui lihtsalt, et oleks tarku inimesi, kes suudaksid teha vahet vajadusel õigusliku reguleerimise ja selle mittereguleerimise vahel ühiskondlike protsesside kujundamisel. Üks võimalus võiks veel olla on õigusliku minimalismi printsiip, et kas sa oled selle asjaga kokku puutunud nagu seadusloome? Ei ole, aga mis see endast kujutab? See tähendab seda, et kui sa järgmise seaduse vastu võtad, siis on kohustus, et see likvideeriks 2 eelnevat seadust ja oleks pikem kui mingisugune arv lehti. Ja. Tähendab, minu meelest see ei päde. Ei saa niimoodi mehaaniliselt mõelda, et kui ma nüüd reguleerin selle valdkonna, siis ma 2 teist regulatsiooni tühistan ära. See on mehaaniline lähenemine, siin tuleb teha revisjon ikka sisuliselt, see on vormiline lähenemine, aga vormiline lähenemine ei anna meil mitte midagi. Ja peale selle
sa võid ju 2 tühistada, aga mis sellest ühiskonnas võib siis muutuda? Võib-olla sa äkki, vaata seal on jälle võimalus ametnikul võetakse ja võib-olla visatakse veega ka laps välja. No ma just kirjeldaksin sulle, kuidas viimane laps nagu välja visati või ütleme, et ei tea, kuhu ta visati või kas seda laps üldse olemas oli, sest vaata oli viimane, mis see seadus oli, see kriisiolukorra reguleerimise seadus, eks ole. See tähendab seda, et inimene peab sellest aru saama ja ametnik peab sellest näpuga järge ajama siis, kui elektrit ei ole ja arvutit ei ole ja nii edasi. Ja selle seaduse maht oli 580 lehte teksti pluss veel lisad 1500 lehte. No tänan, et ma ei pea selle teemaga tegelema. Et vaata, see viib nagu selle olukorrani, et sa kujutad nüüd ette reaalset olukorda õigusruumis, eks ole. Ei, ma tean seda väga hästi, ainult et ma räägin, et siin on see üks probleem, mis meil Euroopa Liiduga tuli, oli see Euroopa Liidu bürokraatia ja see on probleem. Ja teine on see, et me ei suuda selles Euroopa Liidu bürokraatias ise vältida oma bürokratiseerimist. Ja kolmas probleem on see, et võib-olla see on ka see sama teine, et meil lihtsalt puudub kas tahtmine või tarkus selles orienteeruda. Just võtame see sama, meil on siin ju Lõuna-Euroopa ja Põhja-Euroopa. Ehk siis Lõuna-Euroopa kohati isegi väga loominguliselt suhtub euroaktidesse. Me oleme, nii nagu on üks kõnekäänd, et täidame vene seadusi saksa täpsusega, ehk siis nagu vene seadused, nagu nad olid, niisugused üldsõnalised. Ja me nüüd, kuna eurodirektiivid on väga täpsed, siis me püüamegi seda niiti lõhki ajada seal ise. Et siin on ka nagu, jälle ma ütleksin, et see taandub väga paljuski see meie sisemisele korrastatusele, meie sisemisele tarkusele ja organisatsioonilisele ülesehitusele, kuidas me ise selles ümbritseva maailmaga suhestume. Kuhu on kadunud nii-öelda talupoja tarkus? Et tegelikult siin tulekski minna talupoja tarkusega. Täpselt, see ongi kadunud. Jah, sest liigne bürokraatia, see lihtsalt tapab selle loogilise mõtlemise ära või Ja kui me ei suuda seda eurobürokraatiat taltsutada, no siis püüaksime vähemalt sisemiselt seda teha, aga vaata seda tahet ma ei näinud. Ma võib-olla räägiksin teile lahti nagu, et mismoodi see bürokraatia näitena tekib. Näitena ma ühelt kõrghariduselt olengi insener, eks ole, selles valdkonnas ja meie teemaks oli näitena ülipuhtad ruumid. Ja me ütlesime, me saime erinevatest allikatest ka kuni Saksamaani ja Jaapanini ja nii edasi, et kuule, et tegelikult teie sisekeskkond ei vasta nõuetele, teie bakterioloogilised nagu näitajad, näitena tootmispart siseselt näitena kõiguvad, eks ole. Nii, me ütlesime, et kuule, tegelikult me saame ju aru, sest mina nägin seda olukorda näitena inseneri pilguga, et need olukordadest aru saada, pead sa vaatama seda olukorda mitmest vaatenurgast korraga. Mina näen seda, et tegelikult on probleem selles, et meil neid tehnoloogilisi lahendusi ei rakendata näitena, et panna näitena, Haapsalu haiglas näitena oli, et operatsiooni plokki pannakse sertifitseeritud uksed. Miks? Et see bakteri läheks sinna uste sisse elama ja nii edasi. Ja ei tekitaks seda bakterioloogilist keskkonda koos ventilatsiooniga, kanalisatsioonid ja uksed, aknad, seinakatted, kõik terve see värk. Me läksime siis Tervisekaitseametisse, et kuule, meil on tegelikult vaja, et vastav insener-tehniline kaader nagu tekitada. See saadeti kohe uksest välja, aga siis hakati seda sama olukorda näitena, nendel kogu aeg lendasid need Jaapanist ja igalt poolt mujalt ütleme, et nende teiste laborite analüüsid sisse, et teie
näitena sisekeskkond ei vasta nõuetele, sellepärast et kõik kõikusid, eks ole. No mis siis tehti? Siis hakatagi selle teadvuse pealt, mis nendel oli, hakati kraanikausse lugema ja siis WC-potte ja sellest, millest aru saadakse, hakatakse tegelema selle asjaga. See on nagu pseudo, jah, et pseudoriikluse teke, et see on nagu lasteaeda viia, et homme teeme või järgmine nädal teeme maleolümpia, kõik kargavad püsti, jaa, teeme ära, on ju, kõik on õnnelikud, kõigil on tegevust, nii et ottid, aga tegelikult ei lähe sealt maleolümpiale mitte ükski inimene. No. Viimane näide, mis ma siin olen lugenud Euroopa Liidu poolt, oli see reklaamkampaania ajakirjandus on vaba või midagi sellist, mis on see, et või sõna on vaba või no mis pagana loosungit see linn täis oli. Selle peale olevat siis 35 miljonit kulutatud. No, lihtsalt öelda selle peale, et ajakirjandus peab vaba olema. No, on niisugused absurdsed asjad, et ilmselt mingil seltskonnal polnud tööd ja siis sai raha kulutada. Väga head mõtted, tõsiselt väga head mõtted. Aga siinkohal ütlekski meie kuulajatele ja vaatajatele, et nii-öelda esimene osa erisaatest on läbi ja teises osas nüüd, mis tuleb, siis tuleb Raivo Paala ja Mark Valgma ja Einar Eiland ka muidugi. Ja ma võin assisteerida iga kell. Aitäh, et sa kutsus. Aga kõike head ja järgmise korrani. Tänu. Tegemist. Kuulasite veebiraadiot. Külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestieest.com. kuni 21. juuni 2026 Saaremaal Eesti Toomatalu territooriumil korraldab Kungla rahvas otsustusfestivali. 3 päeva ühiseid arutelusid, kohtumisi, otsuste kujundamist. Kutsume kokku inimesi üle Eesti, et arutada rahva tuleviku, kogukondade rolli ja Eesti eluolu küsimusi. Festivalil käsitleme teemasid rahvastik ja tervishoid, haridus ja teadus, tehnoloogia ja energeetika, keskkond ja kogukonnad, õigusruum ja põhiseaduslik vastutus ja palju muud. Arutelu tulemusel kujundatakse ühised seisukohad ja ettepanekud. Kokkusaamine on avatud kõigile huvilistele. Tule kohale, kuula, osale aruteludes ja anna oma panus ühisesse mõttetöösse. Kutse saavad lisaks paljudele teadlastele ja arvamusliidritele Eesti Vabariigi president ja ka peaminister. Kungla rahva otsustusfestival 2026, 19 kuni 21 juuni. Koha peal telkimisvõimalus, elav tuli ja inspireeritud inimesed. Sündmust kajastavad eestieest.com, uudistekeskus.ee ja paljud teised alternatiivmeedia kanalid. Kuni hommik käisin kõrvi. Kungla rahvas, ühine jõud.